sain ise ka endale ühe ülesande siin, et rääkida natukene Ukraina teemal. Teen seda siis koostöös järgmise esinejaga ja alustan siis ise selliselt üldisemalt tasemelt, et meie MKM-is oleme ka pingsalt vaadanud, kuidas Ukrainas asjad edenevad. Võimalik, et kõik see jutt on liiga üldine või te kõik juba teate seda, et olen seda paaril korral erinevatel moodil rääkinud. Dilemma on selles, et kõigest, millest tahaks, ei saa rääkida, kuna kokkulepped on sellised ja võib-olla mõned asjad on juba nii üldised, et juba olete niikuinii kursis. Aga räägin siis kiirelt üle, et mida meie siis oleme täheldanud. Et kui sõda hakkas, siis läksid Ukrainale, ma räägin siis ainult nüüd siis IT vaatest, et läksid Ukrainale appi nii erasektor kui avalik sektor, Eesti riik seal hulgas ja prooviti siis, kuidas on võimalik Ukrainat päästa niimoodi, et nende teenused ei häviks ja seda tehti siis nii üle võrgu, hakati Ukraina nii-öelda andmeid väljapoole liigutama, kui ka reaalselt toimusid ka füüsiliselt serverite liigutamised. Et lääne poolt üle piiri kaubikud sõitsid. Miks seda tehti, oli see, et igal pool side ei võimaldanud nii palju torust läbi lasta ja tundus mõistlikum füüsiliselt serverid liigutada. Murelaps oli kompetentsides, et kui võeti otsus vastu, et kuhugi pilvedesse asju panna, siis tekkis dilemma kompetentsis ja hästi suur kaos oli üldse kogu meie vaatest, kes meil ei olnud sõda hoovi peal, siis meie vaatest oli see nagu hästi kaootiline, kuidas meiega ühendust võeti, et Ukraina poole peal ei olnud meil ühte kindlat kõneisikut, kes, ma ei tea, helistaks siis meile nii-öelda Eesti riigile, et kuulge, meil on need asjad, et kas te saate aidata, vaid neid kõne meile asju tuli nagu väga erinevatest asutustest, väga erinevatest kanalitest, kes kellega oli varem suhend, ehk siis see oli nagu väga kaootiline ja üks hetk me põrkusime isegi, kui me hakkasime Ukraina kõrgemate kolleegidega läbi rääkima, siis me põrkusime niimoodi, et ega nemad ise ei teadnudki täpselt, mis kõik toimub, et meie ainult ütlesime neile, kuidas meiega on ja mis meie oleme teinud. Mis ka natukene on nagu õppetund ka meile endale, et kuidas tulevikus võib-olla asju teha. Ja positiivne kogu selle asja juures, kui seal üldse midagi positiivset on, siis on see, et tegelikult suudeti nagu ikkagi vastu pidada, et asjad olid püsti ja üleval, et midagi väga suurt ja katastroofilist ei juhtunud. Aga jah, otsus, mida siis kiirelt seal vastu võeti, oli, et peaks kiirelt pilvesuunas hakkama liikuma ja nagu ka meil ja kõigil teistel, siis seadusandlus on kohe esimene komistuskivi ja nüüd meil siit kaugelt on nagu keeruline hinnata, kui palju siis seal nagu lõdvendusi tehti või nagu seadustest mööda pandi, et on jutud, et seadus enam ei olnud tähtis, kui oli vaja andmeid päästa, siis, aga samas oleme ka erinevatel kohtumistel olnud, kus reaalselt ikkagi on see, et ei liigutatud enne midagi, kui seadus muudeti ja seal parim näide oli ühe asutuse puhul niimoodi, et võttis 4 päeva aega, seadusandlus muudeti 4 päevaga ära ja siis hakkasid andmed liikuma, et enne ei liigutatud midagi. Et saab küll kiiresti, kui väga vaja, et selleks on vaja nagu sõda kahjuks, aga kui see oli nagu õue peal, siis saadi väga kiiresti nendest takistustest üle, mis võib-olla varem ei olnud võimalik. Nagu mainis, jah, iga asutusel oli eraldi läbirääkija, mis võttis omakorda aega, miks ei liigutud võib-olla nii kiiresti pilve, kui oleks saanud. Ja oskused siis samamoodi, et kui me oleme rääkinud nii erasektori partneritega, sinna läksid kõik suured pilved läksid ju appi, et Microsoft, Google, Amazon, et kõik läksid appi, siis ühega neist suheldes, siis nemad reaalselt rääkisid, et tänased nagu jumal, et see võrk püsis püsti, tänu sellele nad said neid inimesi seal koolitada, nad reaalselt tegid nagu screen sharing uid ja selliseid asju, et õpetada, kuidas midagi tuleb teha. Nemad füüsiliselt erasektor
mulle teadaolevalt vähemalt füüsiliselt oma inimesi nagu sõjakoldesse ei saatnud, et kõik see know-how ja see toimus virtuaalselt. Mis veel välja on tulnud, me vaatame seda kõike kui õppust, mida me õnneks ise ei ole pidanud läbi tegema, aga kindlasti sealt õpime, et hästi palju liigutati asju või ei ole aru saada, et mis on päriselt vajalikud asjad, mis on päriselt kriitilised asjad ja mis on tegelikult asjad, mis tegelikult oleks võinud kas või ammu ära kustutada, et need ei ole vajalikud. Et kui me vaatasime seal ühte graafikut, siis samamoodi oli näha, et masinad ja mahud, kui nad lõpuks jõudsid pilve, olid hästi kõrged. Ja nüüd, kui nad seal pilves on ja saavad asju hakata korrastama, siis tegelikult nagu graafikud liiguvad allapoole, et saadakse lõpuks aru, et mis on päriselt vajalik, mis mitte, mida tohib kustutada, mida mitte. Et mõnes mõttes see on kõik töö, mida me tegelikult võiksime ise täna juba ära teha, aga tihtipeale on see, et ei juleta võib-olla, lihtsam on hoida alles, kui midagi ju ära kustutada. Mis sealt veel välja tuli, oli see, et kõike ei saa pilve panna nii lihtsasti, et VMware oli seal nagu suureks abiks tihti küll, aga osades kohtades reaalselt olid mingid riistvaranõuded füüsiliselt, mis olidki selle tarkvaraga kokku nii kirjutatud, et see ei hakanud kuskil mujal tööle, et seal tulid mingisugused sellised dilemmad, et see on ka üks õppekoht, mis nagu südamele pandi, et vaadake, et teil sellist asja ei ole. Jah, sellest ma juba rääkisin, et mahud siis hakkasid vähendama siis, kui üks asi veel, et Veiko küll räägib võib-olla natuke täpsemalt juttu kui mina, et saab natuke numbreid ja graafikuid näidata, aga kui me küsisime samamoodi ühe erasektori suure tegija käest, siis et kas te nägite ka, et see on avalik saladus, et suured pilved kõik läksid appi ja Ukraina üritas nendesse kolida nii kiiresti kui võimalik, siis et kas nemad nagu täheldasid oma nii-öelda graafikutes ründeid ka, siis vähemalt selle ühe ettekande esineja ütles, et ei, et meid rünnatakse iga päev, et see nagu tõus või langus pärast seda ei paista välja, et mis natukene ilmestab seda, et seal on kompetents ja võimsus lihtsalt nii suur, kui me lihtsalt, ma ei tea, Eesti statistikaga hakkaksime võrdlema, siis meie tajume kohe, kui meie vastu rünnetekraani nii-öelda peale keeratakse, aga suured tegijad tegelevad sellega iga päev ja osalevad iga päev selles kübersõjas. Ja kõik see kogu jutt on pannud meid ka mõtlema, et mida me teeksime samas olukorras, et olen seda küsimust nii mõnelgi koosolekul küsinud ja hetkel saanud pigem nagu skeptilise vastusega, et ega me ei oleks paremas seisukorras kui ukrainlased, et kui meil peaks, ma loodan, et seda kunagi ei juhtu, aga täna tankid üle piiri tulema, siis me oleksime natukene ikkagi hädas. Et kui me vaatame enda geograafiat, siis me oleme natukene selline poolsaar siin, et Ukraina õnneks on tegemist suure riigiga, et kui teda ründama hakatakse, et sa ei suuda tervet riik ära võtta, et sa hakkad vaikselt tulema. Eesti puhul me oleme nii väike, et ega siin ei ole nagu palju vaeva näha, et väga kiiresti ka Tallinnasse jõuda. Et me selles suhtes oleksime hädas, et kui me hakkame samamoodi nagu ukrainlased füüsiliselt mööda maad minema, siis kus meil minna nagu Lätti, et ega ei tea, mis seis selles, kui Eestit rünnatakse, et mis seis Lätis on, et ei ole nagu väga optimistlik ja merepiir on meil ka suhteliselt pikk, et üle mere minna on ka keeruline, ei tea, mis laevad seal nagu seilavad. Ehk siis, mis selle nagu loo point on see, et tuleks täna hakata mõtlema, et mitte siis, kui nagu probleem tekib, et hakkame siis leiutama, vaid tegelikult me peaksime hakkama täna kaardistama, et mis võimalused on ja mis need lahendused siis on. Et Soome kolleegid rääkisid, et nemad mängivad praegu selles valguses läbi erinevaid stsenaariume, et kuidas liikuda võimalikult kiiresti pilve, kuidas liikuda ühest pilvest teise, kuidas tulla pilvest ära, kui on vaja. Ehk siis nad ütlesid, et kui nad hakkasid seda maatriksit tegema, siis neid erinevaid nagu stsenaariumid on nii palju, aga väidetavalt siis nad praegu sellega tegelevad, et seda kõike kaardistada. Ja omalt poolt siis pakkusime Ukrainale tuge nii virtuaalselt kui füüsiliselt ja lisaks siis sellele on meie kolleegid siis käinud ka Ukrainas koha peal, mis
ei oska nagu selles suhtes hinnata, kui tõele see vastab, aga väidetavalt Ukrainas käivad tipp-poliitikud, aga niisugused reaametnikud tegelikult nagu väga sinna ei satu. Et minu enda kolleegid nüüd just alles hiljuti seal käisid ja vähemalt ukrainlaste hinnangul olid nad nagu väga õnnelikud, et nagu niisugused tavainimesed või lihtinimesed ka nagu said nagu kokku ja suhtlesid, et nad nagu väitsid, et niisugust nagu reaametnikega nad liiga palju ei kohtu. Et proovime siis neid ka selles suhtes aidata. Ja Ukrainaga lihtsalt panin siia ühe bulleti veel, et on meil toimus ka koostöö, et Eesti riik on Ukrainat varem ka aidanud ja nii avaliku kui erasektori poolt, et ukrainlased kasutavad tegelikult ju X-teed natuke enda järgi modifitseeritud küll. Aga olles kuulanud, kuidas Ukrainas need digiasjad on, siis avastasid nüüd meie inimesed, et Ukraina on nagu rohkem mobiiltelefonis kui Eesti riik. Ja see on nagu asi, mida me tegelikult tahaks neilt ära õppida. Neil on selline riigi äpp nagu DIA ja meil on nüüd toimunud mitmeid kohtumisi nende DIA meeskonnaga, kes siis on seda äppi tutvustanud ja me üritame siis nii palju kui võimalik siis taaskasutada seda, mida ukrainlased on juba tänaseks nii-öelda välja leiutanud. Ja positiivne oli näiteks viimane koosolek reaalselt kuulata, et sealne, kes seda koosoleku läbi viis, ütles, et neil on kõrgemalt tasemelt öeldud, et kui eestlased midagi tahavad, siis tuleb neile anda. Ehk siis, kui me küsisime mingit dokumentatsioone või asju, mida neil ei olnud või ei olnud inglise keeles, siis öeldes, pole probleemi, tekitame teile, et kui eestlased tahavad, siis me anname. Et nad on nagu väga tänulikud, mis on nagu heale koostööle viitav. Ja 5 soovitust, mis siis nagu on praegu nagu kõlama jäänud ja välja toodi, et selliseid asju tuleb hakata plaanima ette, et täna on meil nii-öelda test näha, kuidas vaenlane võib rünnata ja mida tuleb kaitsta ja kuidas tuleb kaitsta. Et seesama, et kuidas Ukrainas siis nii-öelda võrk nii hästi vastu pidas, üheks põhjuseks on ka see näiteks, et sideinimesi ei mobiliseeritud. Et kui oli üldine mobilisatsioon, siis sideinimesed jäid sealt välja, et samamoodi, et nemad peavad seda võrku üleval hoidma. Siis hoolitseda kiire internetiühenduse eest, et tuleks ära kaardistada, mis võimalused meil on, kui meil päriselt on vaja siit hakata andmeid Eestist välja viima, et mis torud kus kohast lähevad ja mis võimususega ja need igasugused lepingud ja asjad kas või ette ära teha. Siis seadusandlus tuleb ajakohastada, et samamoodi, et näeme, et kui me tahame midagi liigutada, siis tihtipeale võib see seadusandlus ette jääda, aga kriisi ajal, kui küsida, et mis me siis teeme, et kui on tõesti häda käes, siis mis me teeme, siis öeldakse, et küll me ära teeme, et äkki sellele võiks täna mõelda. Ja samamoodi oskused tuleb oma inimesi koolitada, et kuidas ja mismoodi pilves üldse hakkama saada. Ja mitte ainult pilves, aga üldse sellistes olukordades. Ja reaalselt soomlased ütlesid ka, et nagu tuleks teha nagu õppuseid, reaalselt nagu tõmmatagi midagi maha või kiiresti öelda, et nüüd on vaja kolida ja teeme selle protsessi läbi. Et need nagu Kaitsevägi teeb õppusi, siis miks mitte IT, digivägi võiks samamoodi õppusid teha. Vot, kas on mulle küsimusi või laseme, tegelikult ma ei lõpeta oma lauset, kas on mulle küsimusi? Et jah, liiga detaili ei saa minna, aga sellised on niisugused üldised õppetunnid, mida olen enda jaoks kirja pannud, mida saab laiemale ringile jagada ja loodan, et ükskõik kus asutustest te olete, te samamoodi mõtlete ja räägite nendel teemadel, et kuidas edasi, et ma loodan, et varstiga saab ka üleriigiliselt ka rohkem midagi täpsemalt öelda.